lõpetasin 2013 ja 56 lend. Ma olen Keila koolis käinud kõik 12 aastat. Alustasin esimest klassi 2001 aastal algkoolis. Esimesed 6 klassi käisin algkoolis, siis 7., 8. ja 9. käisin vanas majas, Põhjamajas ja 10. poole pealt siis kolisime siia uude majja. Seal olid mingid tantsud olid ja tantsupidudega koos olid ka küpsise või koogi müügilaadad, kus oligi niimoodi, kui läksid üles teisele korrusele, siis seal oli kõigepealt selles kus need klassiruumid olid, seal ala peal olid küpsiste ja kookide müük ja siis aulas oli tantsupidu. Algkoolimajas on, ütleme niimoodi, et kunagi, kus võeti kõik klassid kokku, oli niisugune kogunemine, siis seal öeldi selge sõnaga, me olime kas 5 A-klass vist või? Et 5 A-klass on Keila algkooli ajal kõige halvem klass. Sest meil ikka suutsime õpetajaid nuttest klassist välja viia ja isegi õppealajuhataja läks nuttest klassist välja. Tunni ajal mängisime vahepeal Ameerika jalgpalli, need lauad lendasid ja selliseid asju ikka meil juhtus ette seal. Põhjatänava majas oli minu klassijuhataja Maia Pasarenko. Ja sinna tulek oli selline, et kui tulid, siis meil algkoolist löödi veel klass 2, et tervet seda ühte klassi ei pandaks et jätkaks samamoodi, et äkki muutub midagi käitumisega. Siis meil löödi klass 2 ja siis meie saime Maia Pasarenko endale ja siis teine pool ja siis kes seal teistest paralleelides veel juurde pandi, nemad sai endale klassijuhatajat Suure Valtseri. Ja selle kooliga läks ikka mõnda aega harjumiseks, kuna see oli nii suur ja algkoolis see, et kõik tunnid olid põhimõtteliselt ühes klassis, aga Põhjamajas seal pidid hakkama klassist klassi liikuma, et sellega läks hästi palju harjumisega aega. Et õnneks, kui vaadata seda süsteemi, mis nüüd praegu on, et siis meil läks isegi hästi, et kuna me olime juba palju vanemad, kui meie pidime hakkama seda süsteemi õppima. See praegu tulevad ju 4. klassist tulevad 5. siia ja siis hakkavad samamoodi rändama edasi tagasi. Meie pidime seda alles 7. tegema. Erinevate ruumidega mälestada sellised näiteks, et ma mäletan, et aulas oli ju, seal lõpus oli aula ja läks trepi astmetena ülesse. Ma mäletan, et me aktuste ajal kogu aeg istusime kõige ülemise riiuli peale või sinna astme peale ja enne seda käisime alati ostsime sööklast pikovallasid, haripood, sest need oli hea visata. Ja 3-4 korda tegime niimoodi ja peale seda oli meil selles mõttes oli hea, meil lubatud aktustele minna. Kui aktus oli viimane tund, siis meie saime koju minna. Kui aktus oli esimene tund, siis me saime teiseks tunniks tulla. Et see oli positiivne asi. Kuigi samast tagantele vaadasid, et tegelikult on suht loll mõte niimoodi teha, aga sellel hetkel vaatasid seda positiivselt, et ma saan varem koju või ma saan hiljem kooli. Ja klassiruumidest muidugi esimese korruse klassiruumid olid selles mõttes head, et osad õpilased said tunni ajal õue minna sealt. Kui õpetaja vaadanud, siis tegid akna lahti ja hüppasid akna alla sealt. Ma mäletan sellest seda, et see oli hästi külm päev oli, kus me tegime kõik seda ketti ja ma mäletan, et ma seisin täpselt Põhjamaja ja selle Vikerkaare, kus see Vikerkaare lasteaia see kurv on, täpselt seal keskel kuskil seisin ja tulid mingid need kooli mingid sümboolsed asjad, gloobus, siis rebaste retsi rebane tuli ja et mingid sellised asjad ja siis me andsime need kõik ükshaaval edasi ühest majast kuni teiseni. Et mäletan, et see oli talvepäev oli ja kusjuures veel naljaks asi on see, et ma eile vaatasin vanast koolimajast pilte ja Google'is on isegi pilt sellest ketist, kus on mul vanad klassiajad peal ja just nendest paar inimest edasi vist olin umbes mina kuskil. Mäletan seda, et esimest korda, kui me siia kooli tulime, siis me mõtlesime, et me oleme kas hullumajas või parkimismajas, sest kõik on betoonist ja valge. Et need olid sellised esimesed mõtted. Ja muidugi see edasi oli see, et
et kui vanas majas said tund ajal igasugused lollusi teha ja üldse vahetundi ajal samamoodi, siis tulid uude majja, see oli selline nii-öelda nagu krampis olek, et ei oska olla, ei oska midagi teha, ei tea, kuidas olla. Aga siis, kui sellega ära harjusid, siis sai vaikselt ka siin juba hakatud natukene lollusi tegema. Mäletan seda, et meie klassis oli hästi populaarne oli footbagi mängimine. Ja meil oli niimoodi, et me leidsime mingi koha, kus seda mängida, siis me lõhkusime ära seal midagi, siis meil keelati seal ära see, leidsime järgmise koha, et lõpuks oligi see, et meil põhimõtteliselt keelati kooli peal footbagi mängimine, aga me lõpuks ikka leidsime koha, kus seda mängida. Moeshow ja rokipidu. Ma mäletan, kumb üritus see oli. See vist oli Moeshow, kus meil käis esinemas Vaida Neugaus. See oli nagu üks selline, ei olnud nagu varem näinud, et mõnel kooli Moeshow'l või oleks käinud keegi esinemas. Ja samas oli ka meie jaoks oli see hästi süke huvitav, et me olime teine ja kolmas nii-öelda lend, kes said selles koolimajas korraldada üritusi. Meil olid palju suuremad helivõimalused, valgusvõimalused ja meil oli ka väga palju leidsime igasuguseid erinevaid sponsoreid. Ja ma ütleks, et meil tulid väga ägedad üritused tulid välja. Kuigi ma mäletan nendega julmalt palju peavalu. Et mingi nädal aega veel enne üritust oli see, et kõik oli nii lahtine, aga lõpuks kõik sujus jumala ilusti. Sattusin Keila kooli õpetajaks läbi iseenda kehalseõpetaja Tauno Hausenbergi. Et ta teadis, et ma läksin Tallinna Ülikooli kehakultuuri bakalaureusesse. Ma olin seal vist aasta õppinud, 1,5 võib-olla, kui oli see, et oli vaja ühte õpetajat asendada. Siis Tauno kirjutas mulle, et sa õpid seda, kas sa oleksid nõus tulema 8 nädalaks. Ma ütlesin, et et ma tulen, et niikuinii ülikooli kõrvalt on raha ka vaja, et ma tulen proovin. Enne seda, kui ma lõpetasin gümnaasiumi, mõtlesin, et õpetaks never, mitte kunagi. Siis ma tulin siia, 2 nädalat andsin ära, siis ma peale seda 2 nädalat, ma mäletan, ma olin koolis loengus ja mõtlesin, kas päriselt kehalseõpetaja töö ongi süke või. See on jumala äge töö ju. Mulle sobiks jumala hästi. Siis ma lõpetasin 1 aasta enne baka lõpetamist, nägin, et Keila kool otsib kehalseõpetajat, kandideerisin, ei saanud. Lõpetasin baka ära, nägin, et uuesti otsitakse, kandideerisin, ei saanud. Ja siis 3. aasta oli veel niimoodi, et ma mõtlesin, et kandideerisin, mõtlesin, et kui ma nüüd saan, siis ma lähen kohe otsa magistrisse. Öeldi mulle, et ei saa, et ei olnud valitud. Mõtlesin, et hea küll, et siis ma praegu magistrisse ka ei lähe, et mul ei ole nagu otseselt point seda. Ja siis mäletan nädal aega enne seda, kui kool hakkas, siis Mait helistas mulle, et tere Tarmo, et kas sa tahaksid ikka tulla Keila kooli tööle? Ma ütlesin, jaa tahan ja siis ma siia tulin ja nüüd mul juba 5. aasta olen õpetaja. Need põhimõtteliselt võib öelda, et kõik on tänu Taunole. Kui sa oled õpilane, siis sa näed nagu kooli ühte poolt ja kui sa oled õpetaja, siis sa näed ka nagu seda teist poolt. Et ongi see, et kui sa õpilasena oled ja siis mingi krutškeid asju korraldad, siis see on nii naljakas, teed need ära, lähed minema selle krutški juurest ja kõik unustatud. Aga kui sa nagu õpetaja poole pealt vaatad, siis lõpuks on ikka see, et mingi õpetaja peab sellega tegelema, siis läheb edasi ja edasi, siis niimoodi see pall veereb. Et kui mingi aeg olen ka mõelnud, et nagu need asjad, mis me siin koolis tegime, et kui praegu peaks nagu niisugust asju tegema, siis ütleme, et õpetajal ikkagi tegelikult oli päris parasjagu tööd. Mäletan, mul oli vene keele õpetaja Urve Partsel. Mäletan seda, et kõik ütlesid mulle, et see õpetaja võimatu värki. Ja ma ei tea, mina sain tegi väga hästi läbi, päriselt ma sain tega väga hästi läbi. Ja mul oli vene keel, oli seal vahepeal oli 2 ja 3 ja niimoodi. Aga mul ei olnud tega mitte mingeid probleeme. Isegi oli, mäletan mingid korrad, kus meil oli sõnade töö ja ma ei osanud seda sõnade tööd, läksin seda ära viima, aga ma nägin, et tal oli käes, oli juba järgmine sõnade töö. Siis kui ma läksin tööd ära viima, ma panin töö maha ja teise käega tegin telefoniga tööst pilti. Ja siis ütles, et kustutad selle ära, ma ütlesin, et ei, et ma ei kustuta, et ma õpin selle järgmiseks tööks pähe. Siis ütles, et ta vahetab töö ära, ma ütlesin, et vaheta, aga ma õpin selle ikka pähe. Ja lõpuks oligi järgmine tund oli täpselt sama töö.
ja ma sain selle töö, ma ei saanud 5, ma sain 4, sellepärast ma kirjutasin mingite vigadega. Aga noh, vaata, siin ongi jälle see, et kui ma nagu nii-öelda ei oleks taga hästi läbi saanud, on ju, siis ta ei oleks niimoodi teinud. Ta oleks nagu, kas ta olekski töö ära vahetanud või olekski selle sama töö eest mulle pannud näiteks 1, et ma kirjutasin maha või et see on nagu üks eredaim seik, mis mul temaga on. Siis oli bioloogiaõpetaja oli mul Liina Inno. Siis ma mäletan seda, et kui ta tuli, siis ta oli loorõpetaja, siis kõik poisid seal istusid, vaatasid. Väga ei viitsinud õppida. Samamoodi oli kunagi Älli Vernikuga, kes oli samamoodi, et tuli 7. meil ajaloo õpetajaks. Esimene aasta 7. ka samamoodi, mitte keegi ei kuulanud, täielik kaos. Ja 9. lõpuks kõik ütlesid, et ta parim ajalooõpetaja üldsena. Mäletan, et mul geograafiaõpetaja oli Ülle Vänto, kes ütles mulle, et kui ma 11. eksamit hakkan tegema, et ma ei saa mitte kunagi sellest läbi. Mitte kunagi ma ei tee geograafia eksamit ära. Ja tegin seda ilusti kas 70 midagi punkti peale ja pärast mulle öeldi, et jah, väga tubli, said hästi hakkama. Ja ma olen väga rahul enda kooliaeg keelekoolis. Esiteks oligi, mul oli kõik 12 aastat mul olnud väga ägedad klassivennad. Ja ütleme niimoodi, et tegelikult nagu minu elukoha järgselt oleksin ma pidanud käima kas Tabasalus koolis või Harkus või Väänas kuskil. Aga ma ütlen, et ma olen väga tänulik, et ma sain Keila kooli tulla. Ma sain kõik need 12 aastat Keilas käia. Tegelikkuses, kui võttes, tegelikult on Keila koolis nagu väga head võimalused. Sest ongi nagu see, et okei, meil gümnaasiumis meil tehti ainult 2 suunda, olid reaal ja humanitaar, aga praegu on ju mitu erinevat suunda peaks olema gümnaasiumis. Olid ju vahepeal olid mingid, on need ürituse korraldused ja kõik siukse asju saad õppida. Meie ajal siukest asju ei olnud, meil oligi ainult reaal ja humanitaar on ju, ja siis olidki lihtsalt mingid ained olid, mis olid humanitaaril rohkem, reaalil vähem ja selle vastupidi, et reaalil oli rohkem ja humanitaaril vähem. Meil mingid siuksed võimalusi olnud, näiteks nüüd nagu praegu tulevad need igast moodulid gümnaasiumisse. Minu meelest on see nagu väga, väga positiivne. Sa saadki keskenduda täpselt sellele, mis suunas sa tahad edasi minna. Et ongi, kui need, kes tahavad minna samamoodi õppima kehakultuuri, nagu mina käisin, nemad saavad võtta oma spordimooduleid, nendega tegeleda rohkem või siis jätta lihtsalt mingi matemaatikamoodul või midagi muud siukest vahele. Et see on nagu igati positiivne. Keila kooli tuleviks võiks olla selline, kus sellest ma saan kõigest aru, et neid baasaineid ja kõike on vaja. Aga et õpilastel oleks endal ka nagu valikut, et nii-öelda, et kui neile mingi rohkem meeldib, neil oleks nagu valik seda asja, kas teha rohkem või ütleme nii, nagu tuleb gümnaasiumist tulevad moodulid. Et sa saad selle kas spordimooduli valida, teaduste moodulid, mis seal olid, et siukest asju võiks rakendada ka natukene juba nii-öelda noorematele, et kas või näiteks 8. ja 9. klassist 9. et samamoodi väga paljud võib-olla tahavad minna, et lähevad kutset hoopis õppima. Et ka neil oleks siis valik see, et nad saavad valida neid aineid rohkem, mis nende enda kutse jaoks vaja on. Et tänu sellele mina nagu leian, et kui nad saavad siit need baasteadmised rohkem, siis nad saavad paremini hakkama nii-öelda kutsekoolides ja lõppkokkuvõttes on nad ongi enda ala spetsialistid ja võivad saavutada nendel aladel suurt edu. Mulle piisab, ma ei taha mingit suurt saavutust ega midagi, mulle piisab täpselt sellest, kui kui ma kuskil 20-30 aasta pärast käin kuskil ringi, olen kuskil üritusel, vaatan mingi härrasmees, keegi tuleb minu juurde, ütleb, et oi, näed, et te olite mu kehasõpetaja, et teie suunasite mind rohkem sporti tegema või sükest tervislikumat elu elama. Et mul ei ole vaja seda, et mõni mu õpilane saaksin kuhugi, muidugi oleks hea vaadata, kui nad kuskil
siin Kossu poisid mängivad kuskil Eesti kõrgliigades või välismaal, et ma saan ikkagi, sest ma saan ka mõelda, et ma olen nagu sellele kaasa aidanud. Aga jah, et palju suurem tunnustus minu jaoks oleks see, et kui ma 20-30 aasta pärast kuskil käin ja keegi tunneb mind ära ja ütleb, et ta olid hea õpetaja ja et tänu sellele, et mul elus on sport on nagu kõrgel kohal. Et see oleks minu jaoks see, mis oleks nagu minu jaoks saavutus. Ma ütlen, et kehalse poole pealt ma ütleks seda, et kindlasti võiks olla veel, mõni saal võiks rohkem olla ja võiks inventar olla. Et võiks olla selline uuem inventar ja niimoodi, et inventar võiks olla kõik korralikult ära ilusti pandud, et kui kõik on kas seina peal, lihtsalt lähed, võtad selle asja ja neid on täpselt nii palju, kui on õpilasi, et kui palju neid vaja on. Et ongi see, et kohati on väga paljude asjadega niimoodi, et kui sa tahad midagi teha, siis sa pead 2 või 3 peale seda jagama. Et oleks niimoodi, et igal õpilasel oleks enda oma. Et see kehalise mõttes oleks nagu see, iseenesest, võib-olla ütleme niimoodi, et rahalise poole pealt on see, et kui me nüüd nagu mõtleme, siis see kool on tegelikult suht vana juba. Et võib-olla oleks vaja selles mõttes kooli jaoks mingit raha eralda, et kuna see maja on suhteliselt vana, et võib-olla kuskilt natuke mingit seda remonti teha või seda remontida, et maja oleks korras, ventilatsioon töötaks ja et see maja toimiks nii, nagu ta peab toimima. Sest kui maja on korras, siis on ka õpilastel siin hea käia. Võib isegi julgelt öelda, et peaaegu pool, sellepärast et tegelikult kogu Keila lapsed käivad põhimõtteliselt siin õppimas, kus nad saavad nii-öelda, tulevad siia, nad on sellised noored ullikesed, kui nad lahkuvad siit, siis nad on täisväärtuslikud inimesed, kes omakorda annavad kogukonnal juurde. Eks ta ongi nagu nii-öelda lõppematu ring. Keilast väiksest kogukonnast tulevad inimesed siia sisse, Keila kool tekitab neis kõigis need sõprussuhted, muud mingid sellised tutvused ja kui need siit edasi lähevad, siis saavad neid tutvuseid, sõprussuhteid kasutada, et arendada jällegi Keila oma kogukonda. Et see ongi, ma arvan, et see on nagu ikka, Keila kool on väga kõrgel kohal. Et kui me vaatame väga paljusid, kes siis kas või Keila linnavalitsus hetkel on, no samamoodi kõik Keila kooli vilistased enamasti. Et see ongi see, et nad on siit tulnud, nad siit on saanud oma hariduse, nad siit on läinud edasi, lõpuks nad tulevad tagasi siia ja aitavad kogukonda. Et see on, Keila kool on kogukonna üks väga suur osa. Mina ise samamoodi olen üks nendest, kes tuli siia noore ullikesena, läksid 12 aastat hiljem minema, teadis mida ta õppima tahab minna ja tuli siia tagasi. Selleks, et seda kõike edasi arendada järgmistele noortele ullikestele, kes saaksid minna samamoodi õppima, kas või kehakultuuri ja samamoodi tulla siia näiteks õpetajana tööle. Et see ongi siuke, see on lihtsalt nagu ring, mis toimib. Üks asi tuli meelde, mis tahaks rääkida, oli see, et see Keila kool ja need asjad, et kas ma olen rahul sellega, et ma siia tulin. Ma võin nii palju öelda, et peale 9. ma mõtlesin, et ma lähen Tallinnasse kuhugi kutsekasse õppima. Ja siis mäletan seda, et 9. lõpus ma tegin need sisseastumiskatsed asjad ära. Nendest ma vist sain läbi. Mind kutsuti direktori juurde. Istusin laua taha. Direktor ütles mulle, et kui sa nädal aega käitud ilusti, siis sa saad gümnaasiumisse sisse. Ja et kui ei, siis ei saa. Siis ma läksin koju, mäletan, ma rääkisin seda emale. Siis mõtlesin, hea küll, ma proovin. Käitsin nädal aega, selline viirline ja sain sisse ja mitte see kõik 3 aastat ma ei kahetse mitte midagi. Et ma mäletan seda, et ma olin 7, 8, 9 ikka, seal ikka sai ikka krutskeid tehtud. Ma olin isegi ühe korra, ainult ühe korra õnneks, olen käinud ka emaga koolipsühholoogi juures. Et see oli ka selline omaette naljakas käik, kus psühholoog hakkas
mulle emale rääkima, et mida ta peaks tegema ja mismoodi ta ei peaks tegema. Siis mulle ema vastas otsa ütles, et ta ei lase endale pähe istuda, ma ei saa mitte midagi teha. Ja sellega see vestlus lõppes. Et jaa, et ma ei kahetse mitte ühtegi pidi seda, et ma tulin lõpuks siia. Ma võin ühe naljakas veel. Üks naljakas asi veel, mis oli siis, kui ma tulin siia kooli tööle, oli see, et kuigi ma olin juba kolleeg, siis osad õpetajad mulle veel tere ei öelnud. Et see oli jällegi see, mis tekitas nagu seda, et kas ma tõesti olin koolis siis nii hull või? Et kui ma tulin tööle, siis samas jällegi olid õpetajad, kellega samamoodi kooli ajal kogu aeg oli mul nendega probleeme. Tulid minu juurde ja ütlesid, oi, näe, tere, et sa oled ka nüüd siin tööl. Et see oli nagu selline heas mõttes nagu võtsin seda kui tunnustust, et ma ikkagi sain hakkama ja kõik, kes kunagi õpetajaks ütlesid mulle, et sa võib-olla ei saa midagi või et kui sa ei õpi, siis sinust ei saa mitte midagi, on ju. Näete, ma olen nüüd siin. Jääge iseendaks, tehke seda, mida te teete ja õppige. Te ei pea õppima kõik 5, õppige lihtsalt õppige. Te ei pea kunagi kahetsete seda, kui te jätate mingid asjad vahele.